Assa! Tere tulemast! Kuule, te olete täitsa hullud, mis te teinud olete? See on ikka vägev värk. Tuled praegu siit, ma tuiskasin sisse, mul endal pulss on kus 100. Ja siis ma vaatan, jõuan lava taga. Siin on tohutud töömesilased kõik, kellel kõik silmad säravad, ükskõik, kas ta on väike või on suur. Ja siis ma sealt tagant jälgisin veel seda, et kus on need inimesed, kes kõik selle sündmuse taga on. See on suur asi, see on äge asi, mis sa oled teinud. Mis ma olen siin väike tegija. No nii, mis te teete? Mis ma tulin siia? Kuule, me arutame siin, kuidas maailma muuta, et siin selline nagu teema on meil. Muide, jaa. Ma olin umbes teie vanuses. Ma mõtlesin ka, et pekki, et see peab olema võimalik see maailm paremaks muuta. Et ma hakkan lihtsalt kuskilt servast otsast pihta. Ja küll ta läheb paremaks, peab minema, ei ole võimalik. Ja ma arvan, et see praegune aeg on eriti selline, et kui meil on olnud see COVID-i jama, see on mingi sõda, siis poliitikud ei tea, aga nunnud te olete. Poliitikud ei tea, mida nad teevad, et siis ma usun, et nii mõnegi teie peas on nagu see, et oota, ma kasvan natukene, õpin midagi, arendan ennast ja see asi peab paremaks minema. Ja nüüd on läinud aastaid. Ja teate, mis ma olen nüüd jõudnud sinna punkti, ma ütlen, et see suund on õige. Mõelge niimoodi, muudame terve selle maailma paremaks. Ja te jõuate ühel hetkel sellel teel sinna punkti, kus te saate aru, et kui te jaksate ja kui te soovite midagi paremaks muuta, alustage iseendast. Võib-olla praegu tundub see, mis asja nagu. Aga päriselt siin ongi see võti. Et mida rohkem sa saad iseennast tasakaalu, iseennast paika, sa saad aru, miks sa kuidagi reageerid, miks sa mingi asja peale lähed emotsionaalseks, miks ma millalgi nutan, miks mingi asi teeb mind rõõmsamaks. Mida rohkem sa iseendast aru saad, seda paremini sa hakkad aru saama teistest inimestest enda ümber. Ja kui sa saad, kuidas te olete nii toredad, kui sa saad aru endast, juba natuke jagad teisi, teate mis? Lähebki paremaks, et sa suudad iseenda energiaga mõjutada neid inimesi enda ümber ja see on juba väga suur asi. Ja kui neid inimesi oleks järjest rohkem, kes on kas või täna siin ja praegu mõtlevad, et jaa, just mina muudan seda maailma. Ja kui te ühel hetkel jõuate sinna nii, et okei, kui ma kõike ei jõua, ma teen iseennast korda ja siis hakkad nägema, kuidas see mõjutab kõiki teisi sinu ümber. Ja mõtle, kui neid inimesi oleks palju, probleeme ei oleks, ausalt. Et kui me igaüks tegeleks iseendaga, et mina ei ole probleem. Punkt 1, mina ei oleks probleem. Ükskõik kuhu ma lähen, ma astun siia ruumi sisse, mina ei ole probleem. Kui me selle saaksime korda, siis oleks maailm imeline paik, jaa. No, kuidas siis alustada? Aga eesmärk on õilis. Aga kuidas siis alustada sellest, et ma hakkan siis ennast muutma? Kuidas sina seal teekonnal? Et nad lähevad nüüd koju, mõtlevad, Inga rääkis, mida nad siis tegema hakkavad? Inimesed on nii erinevad ja ma tean, et teid on siin praegu tohutult palju, ilmselt osad vaatavad veel hoopis kuidagi siis kas ülekandes või salvestuses seda kõike. Te olete erinevad, ma ei ütle, et kindlasti nagu mina olin noorena, teie olete praegu. Ei, teie kogemuste pagas on teie teistsugune, teie perekonnad on teistsugused, teid mõjutavad teistsugused sõbrad, meil on erinevad stardiplatvormid. Mina olen ühel hetkel vanuses 18 olnud hästi sügavas augus. Suri ära minu elu kõige tähtsam inimene. Ma mõtlesin, nüüd on kõik. Nüüd on metsas. Ma mäletan, kus ma istusin, palun Jumala eest, et teie elus ei oleks selliseid nii raskeid punkte. Ma mäletan, kus ma istusin rõdu serva peal päris kõrgel ja mõtlesin, et vahet pole. Et kõik aitab. Et mitte midagi siit ei tule, siin ei lähe paremaks, et aina nagu hullemaks läheb ja kõik oli raske, kuidagi nagu suhetega oli raske. See poiss, kellega ma käisin, kuidagi see oli keeruline. Kodus, ema ei mõista. Nagu kõik on keeruline, sa pead tegema mingeid tulevikuplaane, mõtlema, mida sa lähed ülikooli õppima. Ma ei tea, need eksamid ootavad sind ees, need on rasked. Kui ma saan seal halvad punktid, siis on üldse elu läbi. Ühesõnaga, kõik oli kuidagi nagu nii keeruline ja siis veel see surm ja lein lisaks. Nii et mis minuga juhtus oli see, et ma olin väga pikalt hästi sügavas augus. Ma ei tahtnud seal olla, ühel hetkel ma sain aru, et tead, ma tegelikult ei saa see elu kohe läbi. Ma ilmselt olen ikkagi mõnda aega veel siin maailmas olemas. Ja et kui ma siin juba olemas olen,
siis ma tahaks, et mul oleks kergem ja parem olla. Ja teate, mis trikk? Tegelikult on võimalik seda süsteemi ise juhtida. Mis süsteemi? Seda, sind ennast. Aha. Seda keemiat, mis on sinu sees, seda füüsist, mis on sulle antud, seda on võimalik juhtida. Aga mis meiega juhtub, et kui me ei juhi, siis võibki kõik minna niimoodi trepist alla, et ühel hetkel sul on ainult õudus enda ümber. Aga on võimalik seda süsteemi juhtida. Lihtsalt kuskil on need teadmised olemas. Inimesed teavad, on neid asju läbi teinud, näiteks mina sellel hetkel ei osanud abi küsida või praegu on õnneks see internet, vaata, sa oskad kuskilt leida vähemalt mingeid nõksegi, kellele sobib üks tee, teine tee, kolmas tee, mis iganes. Mina sain aru, olgu ma nii ei taha. Üks asi, mis ma tegin, vabal hetkel ma mõtlesin väga halbu mõtteid. Kõike seda, mis võib halvasti minna, mis võib halvasti juhtuda, igal vabal hetkel hästi selline ennast hävituslik programm. Mis ma hakkasin tegema? Ma hakkasin enda ütlema stopp. Nii kui tuli halb mõte või negatiivne mõte, mis ei tekitanud mul head tunnet, siis ma ütlesin stopp. Ja ilma, et ma oleksin seda kuskilt õppinud, ma hakkasin ise tegema nii, et ma püüdsin mõelda kas või mälestustes. Ikka on mingi hea mälestus, eks ju. Ma ei tea, vanaema pannkoogid, pühapäeva hommikul, no midagi toredat, no mingi mälestus. Et ma läksin kiiresti sinna mälestusse ja hakkasin niimoodi ennast harjutama. Et iga kord, kui tuli see õudne mõtete rida ja kui ma tabasin ära, et need mul peas on, ma ütlesin stopp ja püüdsin oma mõtteid suunata mujale. Mis selgub nüüd, kui ma olen hiljem aru saanud, ma läksin kõigepealt õppima psühholoogiat, sotspedagoogikat ja siis näitlejaks. See kõik on minu jaoks üks suund, mind huvitab inimene, ma tahan inimestest aru saada, teistest tegelastest. Tahan aru saada, kuidas siin maailmas on toredam olemas olla. Ja see on võimalik. Eks mis ma aru sain on see ja mis ma olen nüüd õppinud, et meil on ajus, on neuronid on ju ja on võib-olla teile ka räägitud ja siis nad teevad seal nagu mingeid asju, on mingid mustrid, mingid teekonnad. Ja vaat, kui sa oled kõndinud kogu aeg mingit ühte rada, vaata siis jääb nagu vagu sisse, on ju. Et su keha juba teab, vaata niimoodi tuleb käia. kõik on halvasti, Võt täpselt nii ongi. Nüüd selleks, et sellest välja saada, on vaja sellest korraks välja tulla ja harjutada endale teised mustrid ja teate, mis on võimalik. Kõigepealt tuleb see korda teha, mis siin peas on, see mõistus. See, mis mõtleb, see, mis hoiab sind tagasi, see, mis kardab, kõik need asjad, see on vaja korda teha ja see on võimalik korda teha. On võimalik valida, kui te valite, tahan olla õnnetu, maailm on üks õudne koht, palun väga, aga tehke siis seda teadlikult. Mina otsustasin, et mina nii ei taha, et ma tahan, on võimalik näiteks täna hommikul vihma sadas või oli selline plögane, juba eile õhtu sadas. On võimalik see, et sa vaatad appi, no mis ilm, kõik on halvasti, teate, minu tänane päevakava on lausa hullumeelne, et sa paned oma fookuse, sa märkad neid negatiivseid asju, jah? Aga on võimalik suunata oma tähelepanu ja ennast harjutada, märkama positiivseid asju. Alguses tundud endale natuke napakas ja hullumeelne. Mis siis? Aga see kannab vilja. Hakkadki järjest märkama neid samu asju, aga positiivse nurga alt. Kuidagi hoopis teistsuguseks läheb. Et on võimalik märgata, tulla välja, mis mulle väga meeldivad, minu meelest on nii kihvtid on need vihmased ilmad, mulle meeldivad, saapad erinevad on vist aru saada, et ma saan neid praegu kanda, et ma ei pea plätsadega kuskil käima. Et sa märkad neid positiivseid asju, neid asju, mis sind õnnelikuks teevad, mis sind täidavad. Ja kui sa liigud nüüd oma ajus ja harjutad endale teised liikumisteed, mõned märkavad ainult probleeme. Oi, mul on palju sõpru selliseid, kui kõik asjad on probleemid. Mina olen hakanud vaatama, et ma märkan lahendusi. Lennujaamas mõned aastad tagasi läksime oma abikaasaga, tema märkab palju probleeme. Ja vaatab, tal olid telefonis, nii nagu meil kõigil on alla tõmmatud need piletid ja asjad, eks ju. Ja ma ei tea, kas ta seal oli istunud sotsmeedias või mis ta oli teinud, telefon hakkab tühjaks saama. Ja nagu nüüd kohe saabki, mingi 1% on jäänud. Nüüd on kõik metsas, kõik on halvasti, laadija on hoopis autos, auto on juba ära pargitud, no nüüd ongi kõik lendab vastu taevast. Seal, kus me seisime, ja ma jälgisin seda situatsiooni, ma nägingi, et ta näeb probleemi. Aga ma ei näinud probleemi, sest kõrval oli mingi autorendifirma oli seal ja seal oli kutt. Ma võtsin Toomase telefoni ja ütlesin, kuule, poiss, et näita, millised laadijad sul on. Muidugi tal oli olemas, panime sinna, natuke ootame kõik korras. Et saadad nüüd minu telefoni peale ära, kõik on lahendatud. Et see, kuhu sa oma fookuse sätid, võib-olla te olete tähele pannud oma eluaja jooksul ka, näiteks täiskasvanud inimesed, kellel on juba autod, vaat kui sa ostad endale
uue autosse, mõtled, issand jumal, et see on nii äge auto, ma ei tea, ostad näiteks mingi punase auto, punase Honda, no sellised ei ole mitte kellelgi, nüüd minul on see punane Honda. Ja mis te arvate, nii kui sul on see punane Honda, igal pool, kuhu sa pargid, punased Hondad, täpselt samasugused. Mäletan seda, kui jäin rasedaks. Ma mõtlesin, mina olen nüüd see rase suure kõhuga. Kõik rasedad ümberringi. No täitsa uskumatu. Kõik käivad. Et sa märkad neid asju, mis on sulle tähtsad või olulised, sinuga seotud. Ja teiega täpselt samamoodi. Kui sa tahad märgata või kui see on sulle tähtis märgata neid positiivseid inimesi, neid, kes sind energiaga täidavad, neid võimalusi, neid lahendusi, siis sa neid näebki. Need ongi ümberringi. Ja kui sa tahad näha probleeme, Neimit, ma ütlen sulle kõik uudisteportaalid, õhtuti kell 9, aga palun, seal on ka palju probleeme. Igalt poolt võid võtta, räägi õpetajatega, probleemid, palgad väiksed. No, igalt poolt võid seda ka tõmmata endale ligi. Või siis leiad, vaatad neid, et kuhu sinu fookus on suunatud. Mõtle selle peale natukene, et kui sa paned tähele, et mul on nii raske, oda, kus su fookus siis on? Ja kas sa niimoodi tahad? Sest et teate, mis te elate päris kaua. Praegu inimeste eluiga järjest tõuseb. Et no, siis te võite mõelda, et kui kaua te tahate. Võib-olla 20., 30., 40. eluaasta niimoodi vireleda. No, kui soovite, palun väga. Aga võib-olla mõtlete, ei viitsi. Et siis on võimalik ennast teistmoodi siis ümber organiseerida. Ja kui me räägime sellest maailma muutmisest või et ma tahan midagi päriselt ära teha, siis samamoodi, et kui sa oledki selle suuna peal, sa hakkadki märkama neid võimalusi. Kas või see, et te täna siia tulite. See on juba üks samm. Te märkasite seda, kuskil oli see info üleval, te tulite siia kohale. Võib-olla te siit leiate endale uued sõbrad, kellegi, kes mõtleb samamoodi, kes on sarnane. Ärge kartke, minge ütelge. Ma mäletan nooruses minu üks suuremaid hirmust oli see, võib-olla see tuleb teile ka tuttav, kuigi mulle tundub, et noored on praegu julgemad, kui mina olin omal ajal, et ma ei julgenud öelda hästi. Et mõtle, mis ta minust mõtleb. No kuidas ma lähen võõra inimese juurde ja ütlen talle, et kuule, tead sa oled äge. See on nagu, oh my god, mis ta minust mõtleb. Oli üks näitleja, üks meesnäitleja, kes mulle hullult meeldis. Ma siis veel ei mõelnud näitlejaks saada. Ja tänava peal ma nägin teda, jalutas niimoodi eemalt ja tal oli kuidagi siuke karisma, mingi energia, mingi teistmoodi olemine. Ma olin teda näinud niimoodi teleekraanilt igal poolt, oli kuidagi nii kihvt, nagu nii mõnus. No. Ja siis ma mõtlesin, ma jalutasin seal vanalinnas selle Pegasuse juures või kus on see kirjanike restoran või. Ja ta läks sealt nurga pealt niimoodi ja ma mõtlesin, ma lähen ta juurde ja ma ütlen, Evald Hermaküla, te olete nii äge. Ja siis ma mõtlesin, issa, mis ta mõtleb minust. No ta raudselt hakkab minust midagi imelikku mõtlema, et nagu, mis asja see tüdruk niimoodi tuleb. 19 olin või. 2 päeva läks mööda, siis ma raadiost kuulsin seda, et teda enam elus olemaski ei ole. Mul oli kuidagi, Ja siis ma mõtlesin, et näed, et ma ei läinud ja ma jupp aega lihtsalt elasin nagu selle pinnalt, et ma päriselt, see oli mulle hästi hea õppetund, et ma lähen ja ütlen inimestele. Et mõtle, kui nõme, et kui sul jääb, no mitte, et see oleks midagi muutnud, et võib-olla, ma ei tea, võib-olla see oleks midagi muutnud, kui ma oleksin läinud, aga võib-olla ei oleks, aga mulle jäi see kripeldama, et ma ei läinud ütlema. Sa jätad head tegemata sellepärast, et sa kardad ise loll näida või? What? Ja kui ma nüüd olen praegu selles positsioonis, kus ma olen Inga Lunge näitleja, avaliku elu tegelane ja kui tuleb keegi laps või noor inimene ja ta ütleb mulle hästi, kas ma mõtlen, issand, kui nõme laps. Mis mõttes ta tahab mind kallistada ja öelda, et ma olen äge. Nagu, ei, sa ei mõtle ju, keegi ei mõtle nii. Et saada sellest hirmust iseenda sees üle. Ja kui me julgeksime olla, vaata eestlane on suhteliselt kinnine, et kui me julgeksime jagada ka seda, et mis meile meeldib ja mis keegi teeb hästi, siis me tihtilugu mõtleme, et nad teavad ise, et nad on ägedad. See minu klassiõde, see seal teeb, nad teavad ise. Ei tea. Ma tulin Pilvede all sarjast ära aastaid tagasi. Ja siis selle sarjast ära tulles, ma sain järjest kirju, et issand, kui äge, nagu kui kihvt ja ilma sinutuse sari pole üldse see ja siis kõik see, mis sa seal tegid, mingid siuke tagasi ja tohutult kirjade laviinid. Kas te arvate, et mõni kiri tuli selle sarja tegemise ajal?
Ma lugesin mõnuga neid negatiivseid kommentaare, et kõik Delfi Postimehes, no kõik loed läbi, sellepärast et uudisimu on nii suur, et mida jama veel võidakse sinu kohta kirjutada, et sa saad nagu kõike seda negatiivset. Aga teised arvavad, et ju sa tead ise. Meil kõigile on pai vaja. Tehke seda paid, kui on võimalik, kui vähegi on võimalik. Tunnustage kõiki oma õpetajaid ka. Mõtlete, küll need õpetajad teavad. Pärast kooli lõpus võib-olla mõni läheb ja ütleb, et kuule, tegelikult oli ikka abi küll, vaata. Thanks, et sa nagu siuke olid. No. Et öelge, et see tagasiside, igal inimesel on see tagasiside hästi vajalik. Aga kui sul, sa enne jagasid seda, et sa lähed sellisesse nagu raskesse energiasse, tuleb mingi asi sisse, mingi info, mingisugune viha, mingisugune emotsioon tuleb ülesse, siis on sul mõni praktiline näide, kuidas sa suudad siis seda kõike nagu chill, mul on kõik hästi. Tead, millal see sisse tuleb? See tuleb sisse siis, kui ma olen väsinud, kui ma ise ennast ei kontrolli. Kui mina ise ennast kontrollin, siis seda ei tule. See tähendab seda, et ma olen ise enda keskmest väljas. Sina ei saa mind solvata, sa võid tahta, aga sa ei saa mind solvata, sa võid mulle öelda midagi nõmedat, aga vaata, kui ma olen paigas, siis ma ei võta seda vastu. On ju nii, loogiline. Kui ma olen ise nagu tasakaalus, siis ma lihtsalt vaatan, et mis sul nüüd hakkas? Noh, saad aru? On ju? Et kui keegi tuleb, teeb sulle mingisuguse kingituse ja sa ei taha seda kingitust vastu võtta, siis kellele see kingitus jääb? Selle kätte sinna. On ju nii? Eks ole? Ehk siis kelle käes on nüüd pult minu emotsioonide koha pealt? Kas see pult on sinu käes? Et mina võiksin öelda, küll mul oleks täna siin lahe koolipäev siin saalis Alexelas esineda, juhul kui teie kõik oleksite sellised, ma ei tea, see konkreetne inimene, kellele ma vaatan, ta peaks praegu naeratama, noogutama. Ei naerata, nooguta, nii metsas. Teie ei ole nii, nagu mina tahan. Ei ole, aga mina ise võin olla selline, nagu mina tahan. Pult selle üle, kuidas mina ennast tunnen, on minu käes. Kui ma näen, et see läheb mul käest ära, kui ma lähen paigast ära, siis punkt 1 asi, mida ma teen, on tegelikult hingamine. Ja te ka õnneks hingate, jah? Jaa, ma tunnen. Õhku jääb kogu aeg vähemaks. Aastaid tagasi tead, see oli Dan Brule, üks hingamisterapeut oli Eestis, kelle koolitused retsid kallilt. Ja siis ma olin nädal aega seal, õppisin erinevaid hingamistehnikaid ja siis helistasin koju ja väike Noora küsis mu käest, et emme, mis sa teed seal Tallinnas? Ma õpin hingama. Sa enne ei osanud. Ja te mõtlete ka, te ju ka ei hingata, eks ju. Aga minu meelest võiks olla igal inimesel oma mingi hingamisharjutus. Ma ei ütle, et iga asi igale ühele sobib, aga mingi hingamisharjutus. Miks? Hingamine, väga isiklik tegevus, sa saad sellega kohe iseendaga kontakti. Ja mingi hingamisharjutus, aga mis nüüd? Ta võiks olla olemas enne, kui sa paanikasse lähed. Sest sellel hetkel, kui sa vihastad, kui sa oled endast väljas, kui sa ei saa endaga kontakti, sellel hetkel sul ei teki, äkki mul on mingi hingamisharjutus, hakkan seda välja mõtlema, nii see käi. See peab sul olemas olema plõksti. On üks hingamisharjutus, mis ma arvan, et võib sobida paljudele. See on HeartMath instituudi poolt välja töötatud hingamisharjutus ja see on hästi lihtne. Teeme selle korra läbi, siis te jääb teile äkki füüsiliselt meelde, sest meie keha salvestab hästi palju informatsiooni. Tuleb hingata, te ei pea midagi imelikku tegema, te ei pea lava peale tulema, ma ei pane teid piinlikku olukorda. Lihtsalt hingake. Ja võite panna silmad kinni. Ma ei hakka teile tempot ette ütlema, sellepärast, et minu tiks on praegu oluliselt kiirem kui teil. Ja sina ka, Toomas, hinga. Tead, mis on märgiline või? Et mul on elus niimoodi, et kui tuleb keegi Toomas, siis ma juba jälgin. Sellepärast, et valdavalt nad on hästi märgilised minu elus. Mu enda abikaasa, Toomas Lunge, Toomas Kirss, Pilvedel produtsi. Jälle Toomas. Ma juba olin väga ettevaatlik. Nii, mis sellel meil? Ehk siis hingame. Ja loe 4-ga, hingad sisse ja 4-ga välja. Hea, kui sa sisse hingates saad mõelda selle peale, et sa hingad läbi nina, see on kasulik meie häälepaaltele ka, sellepärast, et läbi nina sisse hingatav õhk niisutatakse kohe õigele temperatuurile ja on meile kasulik, kui mõnus. Hingad sisse, sa ei pea muretsema, issand alla üles, siin on muusikuid ja kes on, ja siis neid on õpetatud, siin ma ei tea, kuhu sa pead hingama. Ära selle peale mõtle, hinga lihtsalt, loed 4-ni sisse ja 4-ga välja.
Välja võid hingata ka vaikselt läbi suu, aga võid ka läbi nina. See ei oma tähtsust praegu. Hinga niimoodi mõned korrad. Kui sa räägid samal ajal, siis on seda keeruline teha, aga proovi ainult hingamisele keskenduda. Nüüd otsi üles oma pulss. Mõni tunneb seda käe pealt, mõni tunneb kaela pealt. Et sa tunned, kuidas su süda lööb. Ja vaata nüüd seda tempot, millega lööb sinu süda. Selle sama tempoga siis ühtlusta oma hingamine, ehk siis 4 südamelöögiga hingad sisse ja 4 välja. 4 löögiga hingad sisse ja 4 välja. Teie muudku tehke, ma vaikselt räägin alla, et mõned, kes pole üldse hingamisega tegelenud, mõnel võib kohe hakata natuke imelik või kehva. Et siis rahulikult, et see peab midagi pingutama, see ei ole kopsumahu harjutus. See on lihtsalt see, et sa saad ise endaga kontakti. 4 löögiga sisse ja 4 välja. Ja minge nüüd praegu mõttes või oma mälestuses veel mingisugusesse situatsiooni oma elus, kus on tore ja hea olnud. Võib-olla see oli möödunud suvel, mingi äge hetk sõpradega. Ja jälle südamelöökidega koos, 4 sisse ja 4 välja. Ma praegu pikemalt seda ei tee ja nüüd seletan teile, et mis on selle harjutuse mõte. Väga lihtne harjutus, ei midagi keerulist, eks ole. Mida on siis südame HeartMath Instituut siis välja uurinud, on see, et kui meie süda on nagu masin, et ta lööb kogu aeg täpselt ühtemoodi, ütleme niimoodi, siis me oleme rohkem stressis. Vaat nüüd nende löökide vahel on hästi pisikesed mikropausid. Ma ei räägi nüüd mingisugusest südamelöögide häirest, aga sellest, et seal on väikesed pausid. Ja nüüd on vaadatud ja ära mõõdetud, et kui need pausid on kergelt erinevad, need on üliväikesed vahed seal, siis inimene on vähem stressis, ta on rohkem loominguline. Ja see sama harjutus praegu aitab meil tõsta seda südamelöögi sageduse variatiivsust, ehk siis need väikesed vahed, et neid seal ikkagi oleks, et me ei lähe nagu väga masinaks kätte ära. Et kui see asi läheb väga masinaks kätte ära, siis meil on elus rohkem stressi. Kui on meeles seda harjutust teha korra päevas, väga tore. Ei ole meeles, tehke kas või siis, kui te tunnete, et mingil hetkel asjad üle pea kuhjuvad. Ehk siis võtta neid pause, olla iseendaga, oma hingamisega. Hästi silmi avardav oli kuulata Desmond Tutu ja Dalai Lama vestlust, dialoogi oma vahel, kus ma sain aru, et need 2 suurt meest, mis neid mõlemaid ühendab, on see, et nad võtavad endale aega. Üks siis läbi meditatsiooni, teine läbi palvetamise. Ehk siis see on nende iga päeva üks osa, võtta ise endale aega. Teie see aeg ise endale võiks olla kas või see, et te jälgite enda hingamist. Tore, kui te teete seda päeval ükskord, tore, kui te üldse märkate. Ma hingan, ma olen olemas. See juba toob sind enda keskmesse tagasi ja ma jõuan reageerida paremini, ma jõuan mõelda läbi see error, mis mu peas võib tekkida mingi vihaga või mingi reaktsiooniga, see jõuab taanduda, see ei püsi seal väga kaua, et see ei ole nagu see otsmikusagar on punases sul kogu aeg ei ole, see läheb vaikselt maha, hinga. Ja siis alles vaata, mis teha, kuidas otsustada, kuidas edasi käituda. Väga inspireeriv harjutus, aitäh Ingale selle harjutuse eest. Siin juba armastust jagatakse esireas. Nüüd tuleb üks osaleja küsimus ka, et oled paljudele tuntud kui Pilvede all seriaali näitleja. Mis on olnud selle suurim õppetund, mida koos sellise meeskonnaga õppisid? Selle sarja pinnalt, ma ei pane endale silte hea meelega üldse, et kas ma olen nüüd näitleja, koolitaja, teen kontserti, ma olen lihtsalt see, kes ma olen. Et ma püüan elus kuidagi järjest neid silte vähemaks saada enda küljest. Mulle tundub nii, et nii ma tajun seda maailma paremini. Seda, mis ma hetk tagasi siin jõudsin mainida ka, et ma tulin sarjast ära. Ehk siis selle suhteliselt menukuse tipul tundus mulle, et nüüd on kõik, et ma olin seda teinud juba nii pikka aega seda rolli, et mul ei ole enam midagi juurde pakkuda.
et ma justkui pean seda edasi tegema, ma ei tea, kas siis raha pärast või sellepärast, et teised ootavad või et režissöör tahab, aga ma ise ei olnud enam iseendaga kontaktis. Ja hästi hirmus on teha seda otsust iseenda sees, sa võid juba aru saada, et ma ei taha enam. Keegi tahab seal sarjas mängida, palun minge, aga mina ei taha ja ma ei julge öelda ka. Ja siis hakkad mõtlema, et mida teised arvavad. Sa ei tea kunagi, mis teised arvavad. Ära mõtle teiste eest, mida teised arvavad. Äkki ma softin seda, äkki ma ütlen, et mul on hoopis mingit teist tööd rohkem, mida iganes. Sellest hetkest, minu äratulemise hetkest, sai minu jaoks üks suuremaid õppetunde minu elus. Mul oli hästi hirmutav seda teha, minna ja öelda režissöörile, et nüüd on nii, et ma tulen sealt sarjast ära. Kas ma teadsin, mis edasi saab? Ei. Kas mul rahaliselt tuli kohe niisugune miinuslagus? Jaa. Küsisin kodus abikaasa käest ka, mis nüüd saab, me sureme välja ilmselt. Ta ütles, et ei ole midagi, et ilmselt saame hakkama. See hirm on nii suur. Aga tead sa, kui sul on mõte juba, sa oled nii kinni jooksnud, sa ei näegi teisi võimalusi. Ja teised võimalused ei tule ka. Mida ma õppisin, on see eneseusaldus. Ma ei läinud režissööriga tülli. Me tootsime nüüd kevadel veel 4 viimast osa Toomas Kersiga levitsused sulle sinna pilve peale. Mina nüüd siin pilve all. Aga et see usaldada iseennast ja kui sa oled päriselt see, kes sa oled, sa ei lähe teistega konflikti. Tead, mis lugu ei lähe? Selles maailmas, kus kõik on nii erilised, igaüks tahab olla veel erilisem, olen mina võtnud nõuks ja ma soovitan seda teile ka. Püüdke olla hästi tavaline. Hästi päriselt see, kes sa oled. Ja ärge mõelge, et äkki ma niimoodi ei sobi. Et äkki nad niimoodi mind ei armasta, äkki ma niimoodi ei meeldi. Teate, inimesed saavad vaistlikult aru, kas sa oled päris, kas sa oled siiras. Te nägite seda Toomase kõnet siin ees enne. Sa saad kohe aru, ta on siiras. Kui ta hakkab meile seda näitemängu tegema, me saame ka aru. On nii? Et me loeme ju inimestena teist inimest, me loeme kõik. Ja teid samamoodi. Et kui sa julged olla selline, kes sa oled, ükskõik milline sa oled. Ükskõik. Sa vahepeal jonnid ja vahepeal oled nii ja vahepeal ei tea, mis su emotsioonid teevad. Aga et sa oled päriselt selline autentne. See on sinu kõige suurem väärtus, sest sellist ei ole mitte ühtegi teist olemas. Mitte ühtegi. Isegi kui sa oled kaksik, siis see teine sinu kaksikkõde on totaalselt teistsugune. Nagu päriselt. Ja püüdes olla keegi teine, et ma vaatan, see Toomas on nii äge. Ma püüan ka olla natuke nagu Toomas, eks ju. Siis ma olen parimal juhul second best. Aga ma ei saa olla kunagi the best, sellepärast, et see on juba Toomas. Aga kui ma olen maksimaalselt see, milline olen mina, sa ei saa kunagi olla selline. Sest see olengi mina. See on maksimaalselt see eneseusaldus, see usk sellesse, et kui ma kuulen iseennast ja käitun selle järgi, siis on kõik õige. See oli minu jaoks selle pilvede all terve selle sarja kõige suurem õppetund. Ja tulles nüüd praegu selle kevade juurde, aasta tagasi siin sügisel oli minu sees väga suur konflikt. Minu mõistus ütles, et ma olen nõus tegema need 4 osa siis, kui see on midagi täiesti teistsugust. Ma ei tea, mida ma ette kujutasin, aga täiesti teistsugust. Ja ma muidu ei võta seda tööd vastu. Ma ütlen ei. See oli mu mõistus, mis ütles nii. Sisetunne ütles Inga, nüüd on vaja teha. Praegu on vaja teha. Miks aru ei saa? No see ei lähe ju kokku, see ei ole loogiline. Küll ma üritasin aru saada, mõtlesin, andsin endale aega, kõik nii ja naa. Mõistus ütleb keeldu, sisetunne ütleb tee, Inga, praegu pead tegema. See on okei. Et kui ma ära tulles usaldasin iseennast, siis nüüd praegu tehes seda 4 osa, hea küll, ma usaldan. Ja nüüd aasta hiljem on mul pilt väga selge, miks see 4 osa oli tarvis ära teha, sest see oligi nii-öelda viimane võimalus neid üldse teha, et rohkem sellist võimalust mul elus ei tule. Nii et midagi sealt ülevalt või siit teie seest hoiab teid. Kuulake seda ja jälgige seda.